Tallinnas Estonia teatri 3. korrusel on 4 väikest ruumi, kus käivad koos Eesti soost arstid ja advokaadid. Selles haritlaste klubis on pidanud salajasi koosolekuid ka Eesti Maanõukogu liikmed, kui enamlased neil enam Toompeale kokku tulla ei lubanud. 1918. aasta veebruaris, mil proletariaadi diktatuur on läinud eriti karmiks, jääb selliseid koosolemisi aina vähemaks. Sa ei peaks enam kodus ööbima. Keegi ei ööbi. Näha on, paljud on linnastki jalga lasknud. No. Saksa rinne läks jälle liikvele. Nägid, et hakati punapolku formeerima. No. Huvitav, kes siin üldse peaks astuma? Punakaardi omad. Tuli. Ei. Kurat. Matt, vigu võib teha, aga võidab see, kes teeb neid vähem. Tervist. Tervist. Ei, laastamistöö on muljet avaldav. Härrased on kõik urgudesse pugenud. Teid Vilms, me ootasime. Kas nüüd nii ongi, et rohkem kedagi ei tule või? Loeme ajalehed läbi, mängime partiid lõpuni ja läheme ära koju või? Punastel on jänes püksis ja see kratsib kannikaid. See teeb nad hooletuks ja mitte keegi ei tahaks olla enam nende nahas. Kas te teate, mis asi on interregnum? Praegu ongi interregnum, see hetk 2 võimu vahel. Ja see on meie hetk. Juhan Kukk, kus on iseseisvuse manifest? aastane Juhan Kukk on tagasihoidlik mees, kes armastab oma peret, rahva ühistegevust ja matemaatikat. Tema on kirjutanud valmis iseseisvusmanifesti alusteksti ja hoiab selle lehekülgi eraldi, et võimaliku läbiotsimise korral see nii lihtsalt enamlaste kätte ei satuks. Koos Jüri Vilmsi ja Aleksander Veileriga moodustavad nad kõige julgema osa tööerakonnast. Ma kirjutan sellele ise alla ja kuulutan välja Eesti kui vaba ja rippumatu riigi. Kohe. Tõsiselt räägid või? Mis õigus sinul selleks on? Jah, Vilms. Mis alusel? Demokraatia on demokraatia. Peab olema vanemate kogu otsus. Aga kui on erakordne aeg, maavalitsust ja vanemate kogu me ei saa enam kuidagi kokku. Praegu peab igaüks olema ise lahinguväljal sõdur. Vanemate kogu volitab meid. Meid saab volitada ainult meie erakond praegu. Aga see on juba 30% rahvast. Mõelge viimastele valimistele. Enamlased enam arvesse ei tule. Järele jääb mis? Demokraatide 22. Aga see on juba enamus. Kas Eestimaa peab seetõttu päästmata jääma, et mõni härra ei suvatse kodu tugitoolis püsti tõusta ja siia tulla? Mina tulin. Sina ka tulid. Aga me ei tulnud siia malet mängima, vaid oma kohust täitma. Me paneme kõik mängu, riskime oma eluga. Võib-olla isegi kaotame selle. Pärast tulevad sotsid ja seerid ja teatavad, et nendega pole arvestatud. Kõik oleks ilma asjata. Liiga kaugele mõtled, Kukk. Kui Poska oleks juures, võiks see läbi minna. Ei. Poska on liiga vana. Kaalu pärast võiks raamati võtta. Kuulake mind. Päts. Kui üldse keegi, siis tema. Kes veel? Sina? Muidugi mina. Kukk ka, tema tegi teksti. Kes veel? Sina? Sellises komitees piisaks 3 liikmest. Te ei julge. Asi pole selles.
see otsus oleks tulnud vastu võtta eile, siis oleksime saanud sellele laiema pinna. Oleks. Siis ei olnud õige aeg. Nüüd siis on. Nüüd on viimane aeg. Härrased, tähelepanu. Vandeadvokaat Jüri Vilms on sel ajal vaid 28-aastane. Temas on ühinenud karismaatiline rahvatribuun ja kaine reaalpoliitik. Tema julges tuua esimest korda välja Eesti autonoomia idee. 2 aastat hiljem on temast saanud Eesti iseseisvuse tulihingeline pooldaja. Ühtlasi ka enamlaste suurim vaenlane. Kes on selle poolt, et me moodustame praegu 3-liikmelise päästekomitee? Oleks vist parem, kui me ühekaupa lahkuksime. Ma ei küsinudki, kuidas poja tervis on. Ikka pahasti. Ega see ometi gripp ei ole. Mis doktor ütles? Selles asi on, et midagi ei öelnud. Ma palusin doktor Konikul õhtul läbi tulla. Tead, Vilms, ma ei saa ise ka õieti aru, mis mu ümber praegu toimub. Meie esimene poeg suri imikuna, Naatan on praegu 3. Jah, sul ei ole lapsi. Kõik on nagu unes. Paljud ei ööbi kodus. Üle öö võidakse kuulutada sind lindpriiks, loed sellest tavaliselt kuulutuste tulbalt teatriafiši kõrval. Pole isegi tähtis, kas oled sakslane või tavaline sotsialist. Ja sinu vastu on nüüd need, kellega sa veel eile õlg õla kõrval revolutsiooni tegid. Kas see kõik ei oleks pidanud jääma keskaega? Tervita prouat. Aga päästekomiteest ära talle räägi. See, mis me siin täna tegime, see... Sa ei kahetse seda. Olgu, läheme tööle. Et poiss terveks saaks. Enamlaste kehtestatud sõjaseisukord ja pidevad arreteerimised on haritlaste klubi ridu veelgi hõrendanud. Paljud maanõunikud on linnast ära sõitnud. Peaaegu keegi ei ööbi kodus. On oodata Saksa armee pealetungi. Kuid keegi ei tea, kus ja millal see peaks algama. Eelmisel päeval on Jüri Vilms loonud 3-liikmelise päästekomitee, kuhu kuulub ta ise ja Juhan Kukk. 3. liikmeks otsustati kutsuda Konstantin Päts, kui keegi vanem ja kogenum. Nii et valisite mind tagasi ära? Me ei lase teil ennast taandada. Ei, ma oleksin ise ka päästekomitee teinud, kui oleksin saanud siin olla. Kuidas manifesti trükkimisega on? Tallinnas on täiesti lootusetu. Täna pandi ka sotsiaaldemokraat kinni. Päevalehe trükikoda on kõva valve all. Miks sotsiaaldemokraat kinni pandi? No, ütlevad, et levitab valeteateid. Mingid sakslaste pealetungi pole alanud. Paha lugu. Teate seda, et punastel on antud käsk 4 päevaga Eestist evakueeruda? Kuulujutt ei ole. Ei ole.
Tallinna reidile tuleb laeva aina juurde. tähendab, Trotski võttis rahutingimused vastu. ja Eesti antakse ära. kas see on kindel? Ma ei tea. Praegu ei saa enam millelegi kindel olla. Aga meil tuleb iga hetk valmis olla. Manifestist vähemalt 10 äratrükki. Igasse linna saadikud. Igaüks peab teadma, mille poole me liigume. 43-aastane Konstantin Päts on kogu aeg olnud oma erilisusest teadlik. Eesti patrioodina on ta võimudel alati pinnuks silmas olnud. Ka enamlaste ajal on ta juba 2 korda vangis istunud. On loomulik, et viimase maavalitsuse esimehena saab just temast päästekomitee kõige tähtsam mees. Manifest Eestimaa rahvastele. Läbi on pime orjaöö. 700 aastat orjust on ühe korraga maha varisenud. Võõraste rahvaste vägivald on eestlaste ühistegevuse kilpide vastu puruks raksatanud. Juba meie lauluisa on Kalevipojas öelnud, et küllap ükskord algab aega. Ütle kohe, et peerud löövad lõkendama. Jah, peab täpne olema. Mitte ükskord algab aega, vaid nüüd algab. Ja mis kilpide vastu? Kus on iseseisvus? On olemas küll. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Hea. Sellega peaks alustama. Nüüd kuulutab maapäev, siia paneme siis päästekomitee, Eestimaa tema ajaloolistes piirides iseseisvaks demokraatiliseks vabariigiks. Pidage kinni. Mis alusel me kuulutame? Iseenesest on see ilus jutt küll. Ja las jääb kirja maapäev. Meie oleme üksnes tema volitatud esindajad. Maapäev volitas vanematekogu, kes omakorda volitas meid. Meie kuulutame välja. Ja siis? Ja sellest hetkest on Eesti Vabariik sündinud. Mis hetkest? Siis, kui rahvas teada saab. Kui palju rahvast selleks peab olema? Teist tarkab advokaat Vilms. Mida te praegu kaitsete? Ma pean teadma, kuidas see on õige, et pärast ei öeldaks, et me jätsime midagi tegemata. Mida rohkem rahvast, seda parem. Andke see manifest siis minu kätte. Ma lähen sellega kohe praegu alla teatrisse, seal mängitakse Ibsenit ja seda vaatab saalitäis rahvast. Ja siis astun lavale mina ja loen selle manifesti ette. Nad arvavad, et see on Ibseni kirjutatud. Mine nüüd. Te ei tee seda 2 põhjusel. Esiteks, me pole veel kokku leppinud järgnevates sammudes ja teiseks. Teid arreteeritakse enne, kui te olete lõpuni jõudnud. Aga tee siis tekst lühemaks. Ütleme esimese asjana, et Eesti iseseisev riik on välja kuulutatud. Tervist. Ma sooviksin rääkida härra Pätsiga. Mis on juhtunud? Juhtund. Johan Juhtund on minu nimi, ma tulen otse Haapsalust. Kuidas te oskasite siia tulla? Härra Poska juhatas mind. Mul on teade polkovnik Põderilt. Kuidas teil seal sakslastega lood on? Kas me võiksime rääkida teiega omaette? Kui Põderi teade ei ole isiklikult mulle, siis te võite rääkida nende härrade juuresolekul. Hästi. Polkovnik Põder palub maanõukogu liikmeid Haapsallu, et Eesti polgu kaitse all välja kuulutada iseseisvus. Ta kardab, et kui ta seda üksi teeb, siis ei ole sellel piisavalt kaalu. Kui sakslased peaksid mandrile jõudma, siis kavatseb Eesti polk ennast igal juhul deklareerida iseseisva ja neutraalse riigi sõjaväena. Relvi käest ära ei anta. Millal te Haapsalust lahkusite? Juba enne lõunal. Polkovnik Põder rekvireeris mulle veduri, aga teie ülesotsimine võttis natuke aega. Istuge, jooge teed. Kahjuks ei ole selleks aega. Kui minna, siis kohe. Vedur ootab meid Tondi haruteel. Ja küll. Kui me läheksime kohe praegu, siis see on väga suur risk. Vabariike saab välja kulutada ainult 1 kord. Kas me oleme selleks praegu valmis? Öelge meile, härra leitnant, kas kogu Eesti polk toetab meid? Loomulikult, härra Vilms. Mina sõidan. Mitte keegi meist ei sõida. Miks? Seal on vaja iseseisvusdeklaratsioon ette lugeda. Aga loeme selle iseseisvusdeklaratsiooni siis ette. Meil ei ole ta veel olemas. Te saate manifesti redigeerituna homme hommikul. Me vaatame selle Petersoniga üle, siis esitame kinnitamiseks. Ja alla ärge kirjutage päästekomitee, vaid vanematekogu.
kuid mis puutub Haapsalusse sõitu, siis mina pean koju jääma. Ärge mõistke mind valesti, haige poja pärast. kes siis sõidab? Lähme kahekesi. kui te saate oma poja heaks midagi teha, siis muidugi tehke. Ärge kõhelge. Ma rääkisin doktor Konikuga, ta oleks nõus olema 3. mees. Aga miks teda praegu juba siin ei ole? ma olen alati seal, kus mind vajatakse. 44-aastane Konstantin Konik on külma kõhuga mees. Doktor, kes on saanud arstina kogemusi nii lahingutes kui ka Tallinnas erapraksist pidades. Ta on olnud alati aktiivselt juures, kui luuakse midagi olulist Eesti jaoks. härra leitnant, teie vedur on praeguseks hetkeks igal juhul tagasi rekvireeritud. ja kui ta ei ole praegu, siis on ta seda hommikuks. kas te autot juhtida oskate? loomulikult, härra Konik. ka auto, mis maanteel sakslaste poole sõidab, on väga kahtlane. See on liiga ohtlik. härra leitnant, kas te oskate sõita ka väga kiiresti? on juhtunud? Sellisel juhul võtame toitluskomitee auto ja paneme soojalt riidesse. Kas teil relv on, Konik? loomulikult. Aga teil, Päts? Muidugi mitte. Aga võiks olla. Me ei esinda ammu juba ainult iseennast. Pealegi, kui doktor Konik meiega kaasa tuleb, siis on meil vähemalt keegi, kes kuulid välja opereerib. Neljapäeva hommikuks on Juhan Kukel ja Ferdinand Petersonil manifesti tekst valmis ja 5 eksemplaris ümber kirjutatud. Jüri Vilms, Konstantin Päts ja Johan Juhtund asuvad autoga teele Haapsallu, et Eesti sõjameeste kaitse all see linnaväljakul ette lugeda, enne kui sakslased kohale jõuavad. Päästekomitee 3. mees, Konstantin Konik, otsustati siiski jätta Tallinna, juhuks kui Pätsi ja Vilmsiga peaks midagi juhtuma, sest teekond läbi lume ja anarhiliste soldatikampade on enam kui ohtlik. Nüüd kuluks üks viin ära. Mul on vein. Siis kujutleme selle viinaks. Auto äratab tähelepanu. Ehk ikka päris maanteele ei paista. Me võime veini hulka kuuma vett valada. Hea mõte. No paneme ikka, kui jääkülm. Eesti Vabariigi terviseks. Et ta tuleks. Tervist. Täiesti vabalt võiksime juba surnud ka olla. Ma ei osanud ettegi kujutada, et iga soldat, kes tee peal vastu tuleb, hakkab auto pihta tulistama. Automobiil, mis sõidab sinna, kust äsja põgeneti, on igal juhul vaenlase oma. Isegi kui see on nende oma toitluskomitee auto. Hirmul on suured silmad. Ma ütleks, neil on juba ammu ükskõik, keda tulistada. Need on metsikud loomad. Härra leitnant, tulge siia tahapoole, siin antakse sooja veini. Osa kütust on välja voolanud. Paak sai kuuli tabamuse. Oho. Ja me ei lennanudki õhku. Tundub, et meil on päris kõvasti õnne. Halb uudis on see, et kütust jagub ainult Haapsaluni. Tagasisõiduks kindlasti mitte. Aga see on ju hea uudis. Mis valu meil ikka tagasi tulla on, kui me sinna vabariigi teeme? Tulge istuge siia, soe müüri äärde. Olge lahked. Tänan. Hea uudis on see, et juhul kui sakslased juba Haapsalus on,
siis siit tagasi keerates veaksime Tallinnani kenasti välja. me ei keera tagasi. Keda me uskuda saame? Kõik räägivad seda, mida on kellegi käest kuulnud. Mina ütlen teile, et teadet sakslaste tulekust käskis polkovnik Põder isiklikult levitada, et kõik punased ajama paneksid. aga mis siis, kui sakslane on juba Haapsalus? me ei saa seda mitte kuidagi teada, enne kui me neile sülle jooksnud oleme. Hakkame siis minema. On juba soe küll. oodake nüüd, las teine soojendab ka ennast ikka. Ei, kõik on hästi. Isegi kui sakslased hommikul saartelt tulema hakkasid, siis jõuame Haapsalusse igal juhul enne neid. soe tuleb ikka ligi lasta. muidu tõstetakse meid Haapsalus autost välja nagu jääpurikaid. joome lõpuni. See veel puutus. Võtke. Katsuks esiti ka rääkida. Meil on toitluskomitee töötajandid. Esiti muidugi räägime, aga valmis peame olema kõige halvemaks. Aga teie ise? Minul on enda oma. Pidage meeles, kui on vaja rünnata, siis mina annan märku. Во дворе ваша машина? Да. Куда направляетесь? В Haapsalu. Пусть один говорит. Я протестую. Молчать. Предъявите документы. Мы едем по заданию продовольственного комитета. Предатели? Пожалуйста, вот документ. Возьми. По какому праву вы нас допрашиваете? Я представитель военно-революционного комитета Хапсалу. И мы здесь не ожидали никакого продовольственного комитета. Так продовольственный комитет для вас ничего не значит? Тогда возможно, что вот это заставит вас задуматься. И посмотрите на подпись. Смотрите, смотрите. Товарищ Урицкий, тот самый? Вот так-то. Теперь мы задаем вопросы. Немцы далеко. В Хапсалу. Кто говорит? Все говорят. А ты сам их не видел? Не видел. А веришь всему, что говорят? Болван. У вас есть чем заправить машину? Нет, нечем. Тогда прочь отсюда. Нам работать надо. Komitee ei jõua Haapsallu. Juba paari kilomeetri pärast jääb nende auto lumme kinni. Ja järgmised kohatud soldatid on sakslasi tõepoolest juba oma silmaga näinud. Targem on Tallinna tagasi sõita. Reedel on viimaks ka enamlased tunnistanud, et sakslaste lähenemine Tallinnale on alanud. Kuid nemad nimetavad armeed väikesteks karistussalkadeks, kelle ees marsivad vihatud Balti parunid. Linna ainus ajaleht, Eesti Teataja, kutsub rahvast end sõjavalmis seadma. Päästekomitee ebaõnnestunud Haapsalu retk on enamlastele teada. Päts, Vilms ja Konik peavad peitma end Tartu maantee alguses asuvasse tütarlastekooli pisikesse raamatukogusse. Neil on küpsemas plaan kuulutada iseseisvus välja hoopis Tartus.
keegi soldat. üksi. Ei näe hästi. See peab olema keegi omadest. Muidu oleks uks juba sisse löödud. algas maskeraad. tere, lugupeetavad. Tervist. Nii, jaht teie püüdmiseks on alanud. me oleks võinud teid maha lasta. see on naljakas. koputage teinekord nii. No hästi, hea küll. Teate, et ei kujuta ette, kui lihtne on praegu niimoodi ringi liikuda. Igale poole saad oma nina toppida. Hea küll. Esimene uudis on see, et sakslaste eelsalgad on Riisipere lähistel. Aga lehe meelest on need üksnes verejanulised Balti paronid üksikute salkadega. Ja nende eesotsas marsib töörahva reetur Jüri Vilms. Ta on eile käinud neid kutsumas Tallinnat ründama. Soho. Kingisepp ei anna endale enam aru, mida ta teeb. Meelitab tohma neid vintpüssidega regulaarväe vastu. Need lähevadki. Arvavad, et võitlevad Vilmsiga. Regulaarvägi pühib nad nagu luuaga minema. mis Tartu kohta uudist on? Peaaegu mitte midagi. Te tahate tõepoolest Tartu minna? Jep. Hästi. Aleksander Veiler on 30-aastane asine mees, Päevalehe ajakirjanik, tööerakonna ja maanõukogu liige, lisaks Konstantin Pätsi venna naisevend. Sellest piisab, et saada meheks, kelle kaudu päästekomitee võiks oma konspiratiivkorterist muu maailmaga sidet pidada. Tartusse minek on raskem ülesanne kui Haapsallu jõuda. Kõigil linnast väljuvatel teedel on tänasest alates patrullid väljas. veduri saamine pole vist reaalne. Uurisin. Saaksime teid kuidagi postivagunite peale meldida, aga ainult üks mees korraga. mitu rongi minemas on? No täna läheb kindlasti üks. Homse kohta ei tea. Täna keskpäeval katkes Tartuga telegraafiside mitu korda. See on iseenesest märk sellest, et meid võidakse oodata. mina eraldi minemist ei poolda. proovime uuesti automobiiliga. auto peab vahipostidest läbi pääsema. Ma saaksin verekindlase auto. See pääseb kindlasti. aga ilma meieta selle peal. aga meie võiksime kusagile maantee peale ette valmis minna ja siis Veiler korjab meid sealt peale. Jah, ma mõtlesin midagi samasugust. Auto alustab sõitu merekindluse staabist. Sealt on meil kohe kõige mõistlikum otse Kadriorgu sõita. Kus me kohtume? Siis teed Russalka juures väikese peatuse ja me tuleme ise sinu juurde. Selge, hästi. Ja siis Lasnamäe ja Jagala kaudu. Hommikul hakkas Lintrop sama teed pidi Paide poole astuma manifest kalossi sees. Võime talle küüti pakkuda. Kes Tartu läks? Ast läheb niikuinii Peeter Põld pidi ka minema. Soop läheb hommikul Pärnu. 2 eksemplari riiete vahele peidetud. Teate, mis ma ütlen? Olgu mis on, olgu sõda, olgu piiramine. Aga mehed, ilus on. mis asi? Ilus on see, et me oleme siin koos ja meie kätes on meie rahva saatus. Me tahame tõepoolest Eestisse vabariigi teha ja juba on saadikud manifestidega teel. Mõni ikka kohale jõuab. Seejärel tulgu, mis tuleb. Seejärel ei tulegi mitte midagi muud, kui et kuulutame vabariigi välja ja anname võimu edasi Eesti valitsusele. Te olge ettevaatlik, Vilms. Me peame kõigepealt linnast välja pääsema. Küll meie juba pääseme, kui meil on tõsine tahe taga. Kuulge, jätke nüüd. Niimoodi, nagu te praegu olete, küll ei pääse. Väike maskeraad kulub ikka ära. Nii. Nii, proovige, vaadake. Vastu õhtut minnakse teele. Kuule, nüüd see on sulle nagu valatud. Veiler autot võtma, teised Kadriorgu. Pane ette. Kui nähakse punaste patrulli Russalka juures, lähevad mehed lahku, leppides kokku, et Konik ja Päts ootavad autot üleval Lasnamäel. Vilms aga läheb linna Veilerit hoiatama. Ühtegi autot sel õhtul saada ei õnnestu. Ka Pätsi ja Konikut ei ole võimalik enam kokku lepitud kohast leida.
Sisse. ei kedagi. ma mõtlesin, et nad on juba siia tagasi tulnud. kõndisin väokõrtsini välja. näe, vaata, mis sildid on igale poole üles pandud. pärast 9 väljas liikumine surmanuhtluse ähvardusel keelatud. Ähvardagu, ähvardagu. Varsti nutavad. Päts ja Konik ekslesid punaste patrullide tõttu mitu tundi, enne kui öösel konspiratiivkorterisse tagasi jõudsid. Iseseisvuse väljakuulutamine Haapsalus on ebaõnnestunud. Ei õnnestunud ka päästekomitee sõit Tartusse. Te ei kujuta ette, missugune idüll seal valitses. Perekond Poska istus hommikusöögilauas, kohviserviis, hõbeäärisega munapeekrid, salvrätid, nagu mitte midagi ei oleks lahti. Ja tema küsis, ma, Jüri, kuidas on? Kas iseseisvus käes? Ja mina ütlesin talle selle peale, et täppi pealt, härra Poska, natukene veel ja kohe ongi käes. Aga kui te nüüd kohe peitu ei lähe, siis õhtusööki sööte juba Toompea kongis. Ja tema? No tema ütles, et mina olen harjunud seal iga 3 kuu tagant käima. Aga proua käskis tal siis ööseks ikkagi õe juurde minna. Mida Poska välisministriks hakkamisest arvas? Ütles, et kutsutagu. Ja ta kohe tuleb. Lugupeetud tulevane Eesti Vabariigi peaminister Päts. Lubage sünnipäeva puhul õnne soovida. Meil on väga kahju, et me ei saa teile kinkida midagi muud peale õnne ja lootuse. Aga lootust peetakse rasketel aegadel vägagi tarvilikuks varaks ja õnne läheb meil vaja rohkem kui kunagi varem. Tänan selle optimismi eest. Äkki oleks aeg nüüd lõpuks teineteisele sina öelda, eh? Sinu terviseks, Konstantin. Tere tulemast 44. sekka. Tänan sind, Jüri. Ja sind ka, Konstantin. Tehtud. ei saanud trükkida. No ei saanud, noh. Ükski mees ole nõus välja tulema. Kui me homme ka seda ette ei loe, siis me oleme läbi kukkunud. Meie rahvas ei anna meile seda mitte iialgi andeks. Sakslased kaotavad selle sõja igal juhtumil. Tuleb uus võimalus. Ütle, mitu võimalust meil seni on olnud. Sa oled noor mees, küll sa näed teinud veel. Ma ei saa niimoodi mõelda. Andke mulle see manifest. Ma lähen loen selle Estonia lavalt ette kas või täna. Täna mängitakse seal dollari printsessi, see väga ei sobi vist manifestiga. Aga mis homme on? Homme on lustmäng Napoleoni õukonnast. Madame Jean-Jean. 3 vaatust. Lustmäng teile ilmselt ka ei sobi. Vaatame siis järgmisel nädalal, äkki on midagi väärikamat, mõni ooper või midagi. Kuulge, ma ei tee nalja. Kas teil on mõni parem pakkumine?
äkki tõesti peaksime Estoniat kasutama? Meil ei jää äkki muud üle. Vilms läheb lavale kohe peale esimest vaatust ja loeb manifesti ette. jah, Vitka omakaitsemehed tuleksid appi. Need võtavad teatri uksed oma valve alla. Keegi ei pääse sisse ega välja. Telefoniliinid lõikame läbi. no ja siis? no Siis algab teine vaatus. aga see teine vaatus on alles kirjutamata. samal ajal puhkeb Tallinnas lahing. Alamleitnant Rothschild on valmis 3. põlgu meestega välja tulema. Andke ainult käsk. Esimene löök tuleks anda enamlaste staabile Estonia vastas. Siis võtame telegraafi, raudtee, nagu oktoobris Petrogradis tehti. Arvestage, et seda nad just kõige rohkem kardavadki. Ja nad on just selleks ette valmistatud. Me peame leidma mingisuguse... Me peame kuidagi teistmoodi selle asja ette võtma. Kas midagi tulistatakse? Keelas on tõepoolest lahing. Sakslane tuleb järjest lähemale. Jääb siis homne rustmäng. Eks? Mis sa kirjutasid? Kui mulle mõned mehed antaks, siis tõmbaksime trükikoja käima. Mehe jutt. Mis sa kirjutasid? Me peame inimestele teada andma, et nad oskaksid oodata. Sa kirjutasid manifesti ringi. Ma teen väga lühidalt. Eesti on iseseisev vabariik. Arvata, et peaks midagi veel ütlema. Teeme kas või käsitsi mõned sildid ja sina, Veiler, lähed kleebid nad öösel ülesse. Me peame endast teada andma, et inimesed teaksid, mida oodata, et inimesed oleksid valmis. See on tõesti väga salajane ja ootamatu. Meil ei ole seda enam mitte kuhugile lükata, kas homme või mitte kunagi. Meeste plaan kukub õhtuks kokku, kui tuleb teade, et piiramisseisukorda karmistatakse ning ka Estonia teater pannakse kinni. Kuid samal ööl kolivad enamlaste juhid oma korteritest välja ning kiirustavad sadamasse. Nad on saanud Petrogradist käsu Eesti sakslastele loovutada. Konstantin. Võta mitte vaiksemalt. Doktor. Keda? Niimoodi saab ainult arst küsida. Mitte keda, vaid mida. Saartel lastakse kindlusi õhku. Aga homme hakkame juba ise kindlusi võtma. Et ära hoida anarhiat pärast enamlaste lahkumist, nimetab päästekomitee Konrad Rothschildi Tallinna komandandiks. Kesklinnas on tulevahetusi. Igaüks tahab midagi oma huvides ära teha. Päts ja Vilms sõidutatakse sinimustvalge lipu all oma uude peakorterisse pangamajas. Konik ja Veiler peavad korraldama iseseisvusmanifesti trükkimise. Jõudu! Jõudu tarvis! Võta nüüd kiiresti üks tähtis tööte. Eesti Töövabariigi nimel tuleb sul üks üleskutse trükkida. Ma just seda praegu teengi. Mida? Manifesti. Kõigile Eestimaa rahvastele. Eesti on iseseisev riik. Mis jutt see nüüd on? Kes selle käsu andis? Aleksander Veiler ise andis. Kukkus üleeile punasoldati riides minu korterisse sisse. Näite siia.
seda pole. ma õppisin selle pähe. Lolliks läksid nüüd, Davis või? Võim läheb nüüd meie, esseeride kätte. Te olete sügavalt eksinud, Pleiman. Võim on Eestimaa Päästekomitee käes. Mis komitee? Sinna kuuluvad Päts, Vilms ja mina. Üks maaliitlane ja 2 tööerakondlast. Miks meie sellest midagi ei tea? Ma ei tea, miks teie sellest midagi ei tea. Laske sellel mehel oma töö lõpetada. Esseeride pakutav töö on täpselt sama tähtis. See on maanõukogu otsus. Mina sülitan sellise otsuse peale, mis on selja taga tehtud. Teie, Davis, ei teeni ju kodanlasi. Meie töörahva huvides on praegu seista igasuguse kontrarevolutsiooni vastu. Olge vait! Üks sõna veel ja te peate siit jalad ees lahkuma. Poisid, tulge siia! Arreteerida see mees ja viia tagumisse paberilattu kinni. Mis õigusega? Kiiresti! Kus see paberiladu on? Ta teab ise väga hästi, kus see on. Ja teie minge ruttu ukse juurde tagasi valvesse. mis toimub, konik? See on reetmine, Vilms. Hoiame teda natukene aega siin kinni. Muidu toob veel karja teisi kaabakaid ka juurde. ärge arvake, et me vasakpoolsed valitsusest välja jätame. Iseseisvat riiki tahate ju teie ka, kuulsite? ei kuulnud. Noh, miks meil masinad veel ei käi? mehed ei tule nii kiiresti välja. kardavad. Kesklinn on meie kontrolli all. Raudtee ka. Punased on sadamasse taganenud. Vigastatuid on? Ei tea. kas te tõesti käsete nüüd esmaspäeva pühapäevaks kuulutada? Just nimelt. Ja kõiki kirikukelli tuleb homme helistada ja manifest igal pool ette lugeda. Ja loota, et sakslane veel kohe Tallinnasse ei jõua. Lähme ütleme siis nendele, et ärge tulge. Meil on vaja siin valitsus teha ja pühapäeva pühitseda. Ja üldse oleks parem, kui te läheksite tagasi koju. See on väga hea mõte. Me võiksime neile öelda, et punased ristlejad on Tallinna lahel jäävangis. Kesklinna ei ole mõtet tulla. Võidakse hakata tuld andma. Olgu. Andke mulle vedur ja relvastatud saatjad. Ma võtan selle enda peale. Härra Konik. Vang pääses põgenema. Las jookseb. enne pimedat saavad esimesed manifestid trükitud ja välja majaseintele kleebitud. Kas sel päeval Tallinnas manifest ka avalikult ette loetakse, polegi täpselt teada. Saksa vägede eelsalgad on jäänud peatuma Nõmmele, väejuhatus Sauele. Öö möödub rahulikult. Selle päeva hommikul helisevad Tallinnas kirikukellad ja sadamast lähevad teele viimased Vene sõjalaevad. Nagu päästekomitee päevakäsud ette näevad, loetakse manifest ette kõigis linna kirikutes ja koolides. See ilmub ajalehtedes ja seda saab lugeda peaaegu igalt kesklinna majaseinalt. Pika Hermanni torni on heisatud sinimustvalge. Koniku öised läbirääkimised Saksa väejuhatusega erilist tulemust ei andnud. Kohe-kohe peaksid esimesed okupatsiooniväed kesklinna jõudma. Reaalkoolis direktori kabinetis lõpeb Eesti ajutise valitsuse esimene koosolek. No midagi ei olnud teha, trükkisime ära. Aga valitsuse moodustamine jäi välja. Näed, siin see on. Aga sellele tuleks nüüd eilne kuupäev panna. Aga miks nii kaua läks? Juhtus midagi? Mis seal ikka juhtus? Sotsiaaldemokraadid protesteerivad. Mõnid mehed ei julge tulla, pidime kõik rahvuslikud asjad vakantseks jätma. Kuidas saite siis? Selge. Igal juhul valitsuse moodustamise käsk on siin. Vii kohe trükikotte. Oota, Kukk ongi raha- ja riigivaranduste minister. Jah. Kuidas siis pojaga lood on? Hästi. No eks te ise tea. Ma jooksen siis. Eks ole kummaline. Nüüd olema järsku riigivaranduste minister. Aga keegi tea, kas meie riigil üldse mingit varandust on? See siin on meie kõige suurem varandus.
ära tegime. Kas sa kujutad ette, et me tegime selle riigi ära? Meie. sa peaksid minema ja manifesti rahvale ette lugema. oled ju kibelenud. Mina? Miks sa ise ei lähe? Sina ju kirjutasid selle teksti. Sama hästi võiks ka Peterson minna. Las Päts loeb. Niikuinii on see nüüd ainult rituaal. Rituaale on riigile väga vaja. Pätsile on ka väga vaja. Päts, jah, palun. me mõtlesime, et sa võiksid minna ja manifesti nüüd ette lugeda. Konrad Rothschild luges eile. Uus peaminister peaks ikka ise lugema. Kellele ma teie arvates loeksin? Meile, juhuslikele möödakäijatele, kõigile Eesti Vabariigi inimestele. Lihtsalt lähen tänavale ja loen. Miks te ise ei loe? Meil läks hääl ära. Ega see mingi nali ei ole. Sakslane on kohe siin. Ei ole. Omas vabas riigis me võime teha seda, mida me ise tahame. Tahame loeme manifesti ette, tahame ei loe. Ära ütle, et sa ei taha lugeda. Mina näiteks eile ei kuulnudki. Kas te arvate, et ma lähen tänavale ja hakkan lugema? Jah. Äkki loengi? Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõrast rahvaste vägivallavalitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mil kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma. Nüüd on see aeg käes. Ennekuulmata rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pühastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmaatia lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne poolt manifestiga kõigile Eestimaa rahvastele kuulutatakse Eesti oma ajaloolistes ja etnograafilistes piirides iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Tallinnas ei teata veel, et 2 päeva varem on see väljakuulutamine juhtunud ka Pärnus, kui Tallinnast teele saadetud manifesti luges Endla Seltsimaja rõdult ette maanõukogu liige Hugo Kuusner. Ja päev hiljem jõudis Pärnus paljundatud manifest ka Viljandisse, kus sealne linnapea Gustav Talts selle kohtumaja trepilt ette luges. Saadik manifestiga jõudis ka Paidesse ja seal luges selle kiriku ees ette Paide Eesti pataljoni ülem kapten Jaan Maide. Saabuvatele Saksa vägedele antakse Eesti riigi sünnist kohe teada ning palutakse selle tunnustamist. Seda sakslased muidugi ei tee. Nii et õige varsti peab Eesti ajutine valitsus minema taas põranda alla. Kevadel arreteeritakse Konstantin Päts ja saadetakse Poola vangilaagrisse. Suvel saadakse kätte ka Konstantin Konik. Juhan Kukk ja Jüri Vilms nii kaua ei oota. Ärgitades kodumaal rahva passiivset vastupanu, lahkuvad nad Eestist märtsi lõpul, et välissaatkondade kaudu midagi ära teha. Kukk läheb Petrogradi, kuid ei pääse sealt enam ei edasi ega tagasi. Jüri Vilms aga lahkub 3 kaaslasega üle jää Soome, kus nad sakslaste poolt kinni võetakse ja 13. aprillil maha lastakse. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurarahvaste peres. Kõik kodumaa, pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees
kodumaa ehitamise pühas töös. Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest on valatud, nõuab seda. Meie järel tulevad põlved kohustavad meid selleks. Su üle Jumal valvaku ja võtku rahvast õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis Isamaa. Elagu iseseisev demokraatiline Eesti Vabariik!